Relv pole kaugel, vaid lähedal, kaasvõitlejad mul lähedal. Nii julgem on mul metsas kaevata, oma laskepesa rajada. Me jagu on esimene tulejoon, meil tubli kuulipildur ja ka laskemoon. Nii turvalisem öösel on mul magada, kui tean, et minu seljatagust kaitsevad Kuperjanov. Seljatagust kaitseb Kuperjanov, seljatagust kaitseb Kuperjanov, seljatagust kaitseb Kuperjanov, seljatagust kaitseb Kuperjanov. Ja ülemaad meil pädevad, tankitõrjemehed tugevad, laskursanitarid ägedad, täpsuslaskurid on vägevad, leitnant juhib ees ja meie järele, veebliabiga saame pärale, mets mühiseb kui jalaväelane, sammub kindlalt jõudes sihile. Me jagu on esimene tulejoon, meil tubli kuulipildur ja ka laskemoon. Nii turvalisem öösel on mul magada, kui tean, et minu seljatagust kaitsevad Kuperjanov. Seljatagust kaitseb Kuperjanov, seljatagust kaitseb Kuperjanov, seljatagust kaitseb Kuperjanov, seljatagust kaitseb Kuperjanov. Tere! Tere tulemast kõigile siin viibijatele ja tere tulemast ka teile, kes te seal ekraani taga olete. Kohe jõuame ka selle lauluni, et mis laul see oli ja miks just see laul. Aga väikene sissejuhatus siis tänasesse õhtusse. Et mina olen Kristel Ainsalu ja ma olen Tallinna ja Harjumaa karjäärikeskuse juhtiv karjäärispetsialist ja vean siis täna juba 3. karjääripeatust. Nimelt on meil karjääripeatus selline põnev ürituste sari, kus me kohtume erinevate ametialade esindajatega. Ja tänases 3. karjääripeatuses on suur rõõm kõiki ka päris nii-öelda elus näha ja rääkida. Et meil on siin osalejad Tartust, Viljandist ja Tallinnast, nii et üsna selline geograafiline seltskond võiks öelda Eesti mõistes. Ja tänane üritus on Töötukassal siis koostöös Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväega, et kellega me oleme selle koos kenasti ellu kutsunud ja koos siis ka nendel teemadel siin arutame ja räägime. Ja meie tehnilise pildi eest vastutab siis igavesti tore Pixtech Production. Aga et mitte kaua siin üksinda rääkida, siis teemegi väikese sissejuhatuse ja hakkame siis siit minu vasakult käelt minema, et saame natukene tuttavamaks ja küll me siis jõuame ka nende oluliste riigikaitseliste teemade juurde. Madis, tere! Tervist! Kes sa oled ja mis on täna sinu roll tänasel päeval? Minu nimi on Madis Laanesoo. Mina hetkel olen siis Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuses ja tegelen siis töölepinguliste ja tegevväelaste töölevõtmisega üle Kaitseväe. Eks meil on värbajate vahel ära jaotatud üksused, igaühel on oma vastutusala ja siis vastavalt sellele me sinna neid inimesi võtame. Eelnevalt siis aastast 2012 kuni 2019 olin tegevteenistuses Tapal õhutõrjepataljonis rühmavanema ametikohal ja ma arvan, et mul on suhteliselt hea ülevaade, mida ajateenijad ootab ja mis nad seal praegu teevad. Aitäh! Lähme edasi. Katriin. Tere! Mina olen Katriin Millermann. Tuled Tallinnast? Tulen Tallinnast, olen tallinlane. Õpin hetkel Tallinna Mustamäe gümnaasiumi 12. klassis. Olen kooli lõpetamas ja ees ootamas on ajateenistus. Vau! Aitäh! Laura. Tere, Kristel! Mina olen siis Laura Tauts. Hetkel õpin Viljandi Kutseõppekeskuses infotehnoloogia noorems spetsialisti erialal.
õpin hetkel viimasel kursusel ja olen samuti minemas siis ajateenistusse. Ja pärit olen Tallinnast, aga hetkel on siis erialavaliku tõttu olen läinud Viljandisse. Väga tore. Aitäh. Artur, kas võin sulle öelda hoopis Estonian Soldier? Jaa, võib küll. Et räägi natukene endast ja mis laulu sa meile täna esimesena siis siin laulsid? Olen Artur Rehi, tulen Tartust, enne seda Hollywoodist ja enne seda Jõgevalt. Olen siis võib-olla siin täna reservväelane, aga justkui siis tsiviilmaailmas YouTuber ikkagi ja muusik, eks ole, kuidas neid segada ja kuidas need ka reservväelasega segada, eks ei teagi, mis ma siis olen täpselt, aga see laul, mis ma laulsin, ise kirjutasin selle Kuperjanovis olles LPK ehk siis laskuri baaskursus või põhikursus, meil ei olnud SPK-d. Kui see oli läbi saamas, siis ma selle laulu ka kirjutasin, kui veel motivatsioon oli kõrge ja ei olnud alla läinud ja siis see lugu tuli sellest kõrgest motivatsioonist ja patriootlikust tundest. Et võib-olla Kaitseväe lõpupoole oleks see lugu on natukene teistsugune, aga alguses tuli ta süke äge ja pealkirjaks paningi siis Kuperjanlase marss. Väga hea, aga alguses oli meil planeeritud ka üks teine osaleja siia või üks neljas osaleja, kelle me siis Katriini, kes tuli siis praegu Katriin tuli tema asemele, et Konstantin, aga Konstantin haigestus meil sellesse samasesse haigusse, mis meil siin Eestimaal praegu levib, aga tema esitas meile siis ka oma videotervituse ja kuulame, mis tal meile kõigile öelda on. Tervist! Minu nimi on Konstantin Dolski ja juba 19. juulil sellel aastal mina vabatahtlikult astun ajateenistusse sõjaväe politseisse. Kahjuks teiega praegu koos ma olla ei saa, sest mina olen haige koroonaviirusega ja praegu istun karantiinis. Aga nii ma püüan vastata kõikidele teile küsimustele. Esimene on selline, mis mind üldse pani mõtlema sõjaväe karjääri peale? Ausalt öeldes vastust on mitu. Alustame sellega, et juba alates minu lapsepõlvest mind on huvitanud sõjaväe ajalugu. 9. klassil ma isegi võitsin ajaloo olümpiaadi esimene maailmasõja teemal Tallinnas. Mulle väga meeldisid need kangelased ohvitserid, kelle otsused mõjutasid nii palju meie ajaloos ja kellest me nii palju teame. Ja siis ma hakkasin mõtlema, aga miks mina ei saa olla see ohvitser, kes mõjutab ja kes teeb, see kangelane? Alguses need on ainult mõtted, sest ma ei teadnud suht mitte midagi tänapäevasest sõjaväest. Kõik muutus riigikaitselaagri pärast, sest just seal ma sain vastused küsimustele. Kuidas see töötab, miks on see vaja, milline see teenistus on. Pärast riigikaitselaagrit ma olin kindel selles, et ma tahan ajateenistust ära teha. Ja juba seal otsustada, kas mina tahan olla ohvitser tulevikus või ei taha. Seda mina teen ja mina olen selles kindel. Teine küsimus, mis on sinu ootused ajateenistusse minekul? Kõige suurem põhjus on kogemus. Isegi kui ma ei vali pärast ohvitseri karjääri, mina ikka tahan seda läbida ja saada seda kogemust. Kuidas see oli, kuidas see tundis, mida ma sellest sain ja et oleks see märk, et ma olen elanud läbi ajateenistust. Ja teiseks mina tahan teada, kas sõjavägi on see, millega ma tahan oma elu seostada või ei ole. Kas on see minu karjäär, kas on see minu kirge üldse tegevteenistus ja kas mulle meeldib olla sõjaväes. Ning kolmas küsimus. Põhimõte.
mille järgi ma olen minu edu saavutanud. Mul on üks suur reegel elus. Ma püüan teha maksimaalselt palju, sest saada seda maksimumi, kasutades minu aega efektiivselt. See ongi minu põhimõte. Kui ma tahan midagi teha, ma teen seda ära. Ja ma teen seda ära nii, et ma jõuan veel 2-3 asja ära teha sellel päeval. Aga üks väga oluline moment on, et kõikides asjades, mida ma teen, mul on kirge ja mul on motivatsioon. Kui sul ei ole motivatsiooni, sa ei saa maksimaalselt teha. Ja seega mina tahan minna ajateenistusse ja mina lähen selle jaoks, et aru saada, kas mul on see kirge ja see motivatsioon olla tegevväelane või ei ole. Aga las aeg näitab. Tänan teid ja soovin teile kõikidele edu. Head aega! Aitäh, Konstantin, ja me soovime sulle tugevat tervist, kui sa meid praegu selle ekraani vahetusel vaatad, et hoiame sulle kõik pöialt, et saa ruttu terveks. Natukene haaraks teid ka, head kuulajad, kaasa, et küsiks esimese küsimuse, et kes meid täna kuulab, vaatab, anna endast teada, kes sa oled. Et vastuseid saab siis Mentimeetris anda. Mentimeetri number peaks teil tulema ka kenasti ülekande alla. On 3478 2995 on see number. Et andke julgelt teada, siis me ka siin saame koha peal vaadata, kes on inimesed, kellega me täna siin nii-öelda koos ühises vestlusruumis oleme. Nii, esimesed on tulnud, on need ajateenistuste astujad ja tuntakse huvi Kaitseväe vastu. Mentimeeter on siis see koht, menti.com ja sealt leiate siis selle koodi. Ütlen veel kord koodi, see on 3478 2995. Ja palju muudkui tuleb. Praegusel hetkel on kõige rohkem siis huvilisi, kes tunnevad huvi Kaitseväe vastu, ka riigikaitses töötajaid. Lisandub ka neid inimesi, kes plaanivad siis siduda end riigikaitsega. Ka üks lapsevanem on meid vaatamas. Tervitame lapsevanemat. Nii. Tundub, et praegu vist, vahepeal ikkagi neid pallikesi tuleb juurde. Ja kõige rohkem siis on praegu tõepoolest huvilisi, siis, kes üldse Kaitseväe vastu huvi tunnevad, siis on ka karjääri sidumine riigikaitsega, et ka neid inimesi on päris palju vaatamas ja on ka siis ajateenistusse astujaid ja ka riigikaitsesse töötajaid inimesi. Et ühesõnaga, tegelikult, kui seda pilti laias plaanis vaadata, siis on meil kõikidest valdkondadest siin inimesi vaatamas. Ja nüüd siis läheksime teise küsimuse juurde. Ja teine küsimus siis kõlab selliselt, et kui peaksid täna asuma tööle Kaitseväkke, et siis mida kõige enam ootaksid? Vastata võib ka mitmele variandile, nii et olge head. Mentimeetri number on täpselt sama, et 3478 2995. Nii.
praegusel hetkel siis põnev ja seiklusrikas töö. Ja ka hobi, sidumine tööga. Vahepeal on niimoodi, et need pallid on kuskil justkui kinni ja siis ühel hetkel viskab neid pallikesi sinna kohe kenasti juurde, et praegu tundub, et on põnev ja seiklusrikas töö, mis tõmbab kaitseväkke, aga ka missioonitundega tehtav töö. Mõni leiab, et saab ka siduda hobi oma tööga. Aga võib vist küll praeguste andmete pinnalt öelda, et põnev ja seiklusrikas töö ja missioonitundega tehtav töö on 2 sellist olulisemat valdkonda, mis siis selle töö juures inimesi paelub. Nii, aga paneme ka siis praegu selle polli nii-öelda lukku ja annan veel lihtsalt teada kõikidele kuulajatele, vaatajatele, et Mentimeetri selle sama koodi kaudu on võimalik siis ka terve meie otseülekande ajal küsida küsimusi. Et küsimused me siis jooksvalt ülekande ajal edastame ja katsume neile kõik kenasti vastata. Aga ma kohe võtan siit sellest Gallupist tulnud viimane vastus, et Madis, miks sina teed seda tööd, et kas sinu need pallikesed, kuhu sinu pallikesed oleksid läinud seal selles Gallupis? Siis, kui ma seda tööd tegin, ehk siis 2012 kuni 2019, siis rääkides üldse sellest karjääri algusest 2012, siis karjäär Kaitseväes ei olnud võib-olla esimene valik, sest ta tundus ka ikkagi noorele inimesele niisugune hästi suur vastutus ja kohusetunne, et ei teadnud, et kas ikka vead ära ja kas see on ikka sinu jaoks ja mõtlesid, et äkki seal nii-öelda tsiviilsektoris on natuke lihtsam ja otsisid sealt ka esialgu töökohti, aga need isikud, kes mul seal pataljonis olid, siis lõpuks me saime ikkagi ühele kokkuleppele, et ma lähen õhutõrjepataljoni tööle ja mis ma sealt enam ikkagi ootasin, oligi see võib-olla vaheldusrikas töö ja see töökeskkond, mis seal pakuti. Et seda huvitavat ja nii-öelda õpetaja tööd võib-olla nagu täitsa meeldis teha, et see nagu tõmbas kuidagi. Et lihtsalt kuskil koolis õpetaja olla ei olnud võib-olla see, aga sellistes tingimustes õpetaja kogemus oli kindlasti väga äge. Kas sul oli kunagi siis plaanis minna õpetajaks? Ei, ma ei teagi, selles mõttes, et eelnevas elus on mul kuidagi iseloomult jäänud niisugune juhtiv ja õpetav roll nagu iseloomu omadustelt. Ja võib-olla ma nägin seda kohta, kus ma saan seda ära kasutada. Ja siis tekkis niisugune hea võimalus Kaitseväes seda teha. Okei. Aitäh! Tüdrukud, ma tulen teie juurde selle põneva küsimusega, et mõlemad ütlesite, et olete minemas ajateenistusse, et kust selline mõte, et kas see tuli kuidagi ise või olid teil eeskujud? Kumb alustab? Ma võin rääkida oma nii-öelda teekonnast üldse mõtteni, kuidas ma jõudsin sinna, et ma nüüd lähen sellisele seiklusrikkale teekonnale. Mind võib-olla motiveeris kõige rohkem riigikaitselaager, mis toimus Hiiumaal Tahkuna poolsaarel. Väga vinge kogemus. See oli lihtsalt kirjeldamatu. Kõik see emotsioon, kõik tegevused, mis me seal tegime, alustades 15 kilomeetrisest rännakust, lõpetades kaeviku kaevamisega, see oli nagu väga vinge kogemus. Ja siis peale laagrit, kui me bussiga tagasi mandrile sõitsime, siis ma oma peas mõtlesin välja, et see on see asi, mis ma teha tahan ja see on see asi, millega ma tahan oma tulevikku siduda. Ehk siis
võtta vastu otsus, et minna aega teenima. Väga-väga äge, et kas sa olid ainukene tüdruk enda klassist või on sul veel kaaslasi, kellega te koos minemas olete sinna? Hetkel minu teada olen ma lennu peale ainus tüdruk. Võib-olla on mõni veel liitumas, aga mul on hulk sõbrannasid, kes ka on kindlasti minemas ja kes mõtlevad, kas minna või mitte. Et minu meelest see on väga vinge kogemus, kus ennast nii-öelda ületada ja lükata ennast piirideni, kus nii füüsiline kui vaimne siis osakaal saab. See riigikaitselaager, mida sa nimetasid, et kas see on riigikaitsekursuse raames või ta on eraldi mingisuguse muu kursuse raames? Jaa, see on valikkursusena. Et meil oli alguses klassitunnid ja hiljem me siis liikusime edasi siis sinna laagrisse. Selge. Laura, kuidas sinul see mõte? Minul on see mõte juba olnud päris pikka aega. Ütleme siis teismelisena juba tekkis see idee, et tahaks minna ja proovida. Siis oli see selline justkui proovile paneku soov, et tahaks minna ja proovida ja näha, kas ma saan hakkama. Ja see on mulle nagu alati meeldinud, eriti metsas olemine ja seal hakkama saamine. Et kuna mul oli peretuttavate seas ka hästi palju kaitseliitlasi, siis oli see kuidagi nagu peres sees ja ma teadsin sellest juba päris varakult. Ja siis ma küll mõtlesin, et ma tahan minna ennast proovile panna. Aga siis samuti tuli aeg kätte, kus oli vaja minna riigikaitselaagrisse. Ja seal tõesti, see on ülivinge kogemus ja peale riigikaitselaagrit ma otsustasin, et ma ei taha lihtsalt minna ajateenistusse, et ma tahakski teha Kaitseväes karjääri ja minna peale ajateenistust siis Kaitseväe Akadeemiasse. Et ajateenistus ongi siis esimene samm Kaitseväe Akadeemiasse minekuks. Okei, sellest me siis saame peagi rohkem rääkida. Artur, kas tüdrukutel, kuidas sulle tundub, on kõik tingimused loodud seal ajateenistuses, et nad saaksid seal kenasti hakkama, et kas sinul või oli ka sinul näiteks kogemust naisterahvastega koos ajateenimisel? Mul seda kogemust ei ole selles mõttes ja ma arvan, et neiudel on juba palju rohkem head algust, kui mul oli, sest ma ei läinud vabatahtlikult, ma pidin minema, siis on kohustus. Mina olin ju õppinud Hollywoodis 3 aastat selleks ajaks ja olin just oma kooli lõpetanud, kui siis tuli 3. kiri KRA-lt, Kaitseressursside Ametilt, eks ole, et tule nüüd või on juba jama. Et siis mul olid igasugused diilid juba mingite stuudiotega ka seal ja mul oli nagu hästi minemas, aga oma kohustus Eesti riigi ees oli täitmata. Ja ega see ei andnud mulle rahu, pluss tegelikult see KRA oli mul kuklas ka ja ma ei saanud ignoreerida seda. Ja siis ma lendasingi koju ja läksin arstlikust komisjonist läbi ja terve nagu ma olen, pidin minema Kaitseväkke, et suvel mina minna ei tahtnud, mina tahtsin minna sügisel ja nii siis läksingi oktoobris 8-kuuliseks lõpuks, sai see asi tehtud, aga ma ei läinud vabatahtlikult. Läksin pigem nagu poolsunniviisiliselt, aga sellest kasvas välja midagi väga head, et tahan selle siia lõppu kindlasti öelda. Erinev algus neiudest võib-olla, kes tahavad väga minna. Ja nagu ega see laulgi ei oleks ju tulnud sul nagu südamest, kui sa oleksid seal kuidagi ennast halvasti tundnud. Sükest asja ei feigi ikkagi, et see tuli südamest. Ma olen patrioot ikkagi, aga Kaitsevägi lihtsalt ei olnud nagu minu tuleviku seal visioonis sees. Aga sa surus ennast sinna ja kõik läks hästi. Okei. Tüdrukud, teil on plaanis minna sinna 11-kuulisele väljaõppele. Madis, mis äkki paari sõnaga, et mis vahe on sellel 8-kuulisel, 11-kuulisel ja ma ei tea, kas on veel mingeid perioode? Jaa, et tegelikult on aastas 3 kutsumist. Ehk siis praeguseks nüüd veebruari kutse, siis on juulis 1 kutse ja on oktoobri kutse. Alustame siis aasta algusest, et veebruari kutsest saavad siis väljaõppe need seersant instruktorid, kes aitavad välja õpetada
juulikutset ja oktoobrikutset tegevväelastel. Eks nad on nii-öelda toetava siis nii-öelda sukse omadusega. Nüüd juulikutses õpetame välja rühmaülemad, meeskonnaülemad, jaoülemad ja autojuhid siis. Ning oktoobrikutsest õpetame välja siis spetsialistid, ehk siis reakoosseisu. See ametikohtade valik varieerub seal täpsuslaskur, demineerija, mingisugune lihtsalt jaolaskur, meedik, mingi tõstukimees ja nii edasi, et see spetsialistide valik on seal hästi suur, kes võib sealt välja tulla oktoobrikutsest. Aga põhimõtteliselt ongi jah, kolm kutset. Tahtsin küsida tüdrukute käest, et ma tean, et teil on õigus vist väeosa ise valida, et meesterahvastel vist seda ei ole või on? Ma vastan siis. Jaa, vasta. Et selle väeosa valikuga on nii, et me oleme loonud sellise keskkonna nagu kaitseväeteenistus.ee, kuhu saab siis inimene saades 18 sisse logida, teha taotluse ajateenistuse minekuks. Lisaks ta saab panna endale eelistatavad väeosad, kuhu ta sooviks minna. Miks me ütleme eelistatavad, on siis see, et see sõltub sellest hetkest, millal ta hakkab sellega tegelema. Ja me ei saa garanteerida seda väeosa talle. Puhtalt selle pealt. Muidugi on ka eri juhuseid, et keegi hakkab näiteks kevadel tegelema, keegi on näiteks pole arstlikust komisjonist läbi saanud ja ta saab ikka sinna väeossa, kuhu ta tahab saada. Et erisusi tuleb kindlasti sisse. Aga väeosa nii-öelda eelistus on võimalik kõigil panna. Ma lasen tüdrukutel rääkida. Millist väeosa teie eelistasite või eelistate, kui te veel valikut ei ole teinud? Alustan siis seekord ise. Alguses, kui ma arstliku komisjoni läksin, siis avalduses sees seisis mul, et mina soovin kohe kindlasti minna Kuperjanovisse. Miks? Sellepärast, et mul toimus seal riigikaitselaager ja mul olid juba asjad nii selged, kus mis asub, kuidas seal näod jäid meelde ja mulle hullult meeldis see ümbruskond ja kõik oli nagu hästi mõnus. Aga siis, kui ma arstlikus komisjonis olin ja oma siis nii-öelda seda arstliku komisjoni kinnitust lugesin ja siis seal töötajatega rääkisime läbi, et kas kõik jääb nii, nagu ma olin kirja pannud, siis ma otsustasin ümber. Viimase minuti otsustus ja see läks selle pärast ümber, kuna ma lugesin pioneeripataljoni ja suurtükiväepataljoni kohta. Ja see tõmbas mind väga ja ma mõtlesin, et okei, kui ma tunnen, et ma tahan selle ümbermuudatuse teha, siis ma saan selle praegu ära teha ja ma tegin seda. Kas need on üks või on see 2 pataljoni pioneeri? Need on erinevad. Erinevad on. Ja sa nagu, aga valisid siis ühe või teise? Pataljonide kaupa minu teada ei saa valida. Et ma saingi valida, kas ma lähen esimesse või teise jalaväebrigaadi. Selge. Et nii täpselt ei saa veel valida. Ma võin täpsustada. Just. Madis läksin ongi, et aidata nendele. Jah, praegu me oleme jätnud nii-öelda linnaku põhisteks need väeosade valikud ja praegu ongi näiteks, kui läheb Tapa linnakusse sõdur, ta jõuab sinna kohale, siis ta läheb sinna nii-öelda vastuvõtu punkti nii-öelda ja sealt täidab ta oma terviseankeedi, täidab vajalikud dokumendid ja siis tema ees on niisugune väike komisjon, kus ta saab öelda, kuhu väeossa ta soovib minna. Ehk siis täpsem väeosa valik toimub koha peal. Okei. Aitäh, Laura ja aitäh, Madis. Katriin? Mina kohe, kui 18 sain, siis kirjutasin oma avalduse ära. Algselt panin sinna küll teise jalaväebrigaadi, mis on siis Võrus. Ja mõtlesin, et jaa, samamoodi, et olen käinud nüüdseks 2 töövarjupäeval, kus sõduritega koos sai tehtud sõduri baaskursuse lõpurännak. Nägin ära pataljoni kõik erinevad ruumid, väga vinge, mulle meeldib seal juures ka selle koha ajalugu, mis seal kõik taga on, alustades Julius Kuperjanovist, lõpetades kõikide selle territooriumi paigutusega. Ja siis mõtlesin, et ma ei teagi, kas see on nüüd see, et kas see Võru ja Lõuna-Eesti on nüüd see, et
lõpuks samamoodi et mina lasen saatusel otsustada. okei. Ehk siis astun bussi peale ja vaadatakse, kuhu mind viiakse. Artur, mis sa ütled Laurale, kes Kuperjanovile ütles kord, et võib-olla läheks ikkagi mujale? Algus oleks öelnud, et mine kuppi, aga nüüd ma ütlen, et okei, hea, võib-olla saad, jah. No Kuperjanovi jalaväelase elu on ikkagi, ei ole lihtne selles mõttes, aga kui sa ütlesid, et sa tegid juba SBK lõpurännaku ära, ilma et sa ei ole ajateenistuses käinudki, mul ei olegi sulle palju öelda, ausalt öeldes see on nagu SBK üks raskemaid asju, eks ole, ja terve ajateenistuse üks raskemaid asju. Mis on SBK? Sõduri baaskursus. Esimesed siis 3 kuud vist, 2-3 kuud. Nüüd ta on lühem natuke, praegu ta jääb 7-8 nädalat. 7-8 nädalat, et see on siis lõpu kulminatsioon ja seda on isegi inimestel raske teha, kes käivad SBK-l ja saavad selle ettevalmistused, kui Laura on selle ära teinud, siis tuult tiibadesse, ma arvan, et sul on okei ajateenistuses. Okei. Väga äge. Nii, aga meil on vahepeal ka tulnud üks küsimus, ja Madis sulle siis see, et millisesse ametisse 8-kuulise ajateenistuse puhul on võimalik sattuda, et mis kraami ajateenistusse tuleb kaasa võtta? Jaa, et nagu ma selle 8 kuu ajateenistust juba rääkisin, oktoobrikutse siis need saavad kõigist spetsialistid ametikohtadel nii-öelda erinevad. Et see variatsioon on seal ikka väga suur vastavalt väeosa nii-öelda erialal, et kui ma võtangi näiteks õhutõrje, siis 8 kuu inimestest ja sõduritest saavad siis reaalselt selle relva laskurid või siis saavad näiteks selle meeskonna liikmed, näiteks kui me võtame Sergei Kahuri, õhutõrje Kahuri, et seal ongi sealt 8 kuu nii-öelda sellest kutsest tulevadki välja need spetsialist, kes hakkavad selle relvaga toimetama ja neid juhib siis see 11 kuu inimene. Nüüd, millist varustust kaasa võtta ajateenistusse, siis selline esialgne nimekiri on olemas meil Kaitseressursiameti kodulehel ja sealt te saate siis ka nii-öelda esialgse sisendi selle kohta, mida kaasa võtta. Nüüd rääkides enda kogemusest, kuidas noormehed on sinna tulnud, et mõni on tulnud 2 reisikohvriga põhimõtteliselt ja mõni on tulnud kilekotiga. Et see on kõik teie... Kumbal on õigus? Ei, no ma ei saa öelda, et kellegi oleks õigust, et vastavalt kui mugavalt inimene on harjunud elama. Aga mina ütlen, et saab ära elada täpselt nii, et sa lähed sinna 2 kätt taskus kohale ja sul on kõik tingimused loodud. Ja siis juba vastavalt sellele, kuidas väljaõppe kujuneb, on sul võimalik täiendada ja juurde hankida asju, kui sul on tõesti midagi vaja. Okei. Ja juba me oleme niimoodi siin ajateenistuses kõvasti juba sees, et on järgmine küsimus Arturile tulnud, et kas ajateenistus oli nii raske ka, kui räägitakse? Minu jaoks oli raske. Minu jaoks, ma olen olnud noor kotkas juba mingi 5-6 aastat, olen metsas käinud lapsena, kasvanud looduses üles ja minu jaoks oli ajateenistus päris raske. Võib-olla sellepärast, et ma olen loomeinimene ja ma olen päris mugav inimene, ma ei hakka seda varjama, mulle meeldib magada oma voodis, meeldib kaua magada, välja magada ja nii edasi, võib-olla ma olen ka natuke laisk, et ajateenistus minu jaoks oli raske, võib-olla siis mõne teise inimese jaoks, kes väga armastab sellist actionit, armastab oma turvabarjääride lõhkumist, see ongi tema jaoks nagu Konstantin tundus mulle inimesena, kes nagu seab omale eesmärgid ja lähebki neid täitma, hüppab üle kõrgete lattideks. Ma arvan, et tema näiteks väga naudiks seda, et tema jaoks ei ole see nii raske, kui räägitakse. Minu jaoks oli. Kuigi oma YouTube'i kanalil sa tegelikult ikkagi ka seda kõike ju nagu fännad ja see ikkagi meeldib sulle, eks? Mulle väga meeldib seda fännata oma kodu turvalisest toast, kus see vorm on mu selja taga seal kapi peal ja ma vaatan teda, meil on hoolse tundega, aga ma ei pea teda enam metsas kandma magamata 3 ööd, et selles mõttes. Hea meel, et see sai tehtud, aga enam ei läheks. Ma võib-olla ütleks vahemärkusin seda ka, et kui ma käin noortele koolis rääkimas ajateenistusest, siis ma ütlengi, et noored võtaks seda nii-öelda mitte raskena, ei sõnastaks seda üldse endal raskena, vaid siis see tundubki võib-olla kohe raske, vaid pigem nagu väljakutsena. Ja siis on lihtsam sellele vastu ka minna. Et kui sa ütled selle kohta juba eoses raske, siis on väga raske sellele nagu vastu minna sisemiselt ka.
aga Artur, kas sa riigikaitse õppuse koolis läbisid või valikkursuse või pigem mitte? Läbisin küll, jah. Kas see oli kuidagi aitas kaasa sellele ka või? No mul oli selles mõttes, et ma juba läksin noorkotkastesse, kui ma vist olin 12, ehk siis riigikaitse oli mul 11. klassis, et selleks ajaks ma olin nagu seda väljaõpet ja kõike nagu noorkotkaste versioonis saanud mitu aastat, et midagi uut seal tegelikult ei olnud. Ja ma juba selleks ajaks teadsin, et ma tegelikult ei läheks vabatahtlikult ajateenistusse, sest ma olen nagu neid asju teinud, Airsofti mänginud pikalt ja kaua ja et see kogemus nagu oli käes, et seal ei oleks olnud minu jaoks palju uut. Ma eksisin, seal oli väga palju uut, aga riigikaitselaagri ma tegin ka siis just kui inertsist ära lihtsalt, et lihtsalt edasi teha seda. Madis, riigikaitseõpe ei ole meil koolides kohustuslik, nagu ma olen aru saanud, et mis sina arvad, et kas võiks olla kohustuslik? Tegelikult see sõltub koolist, et me oleme tegelikult väga paljudes koolides üle Eesti ja osades koolidest on ikkagi kohustuslikuna. Et see on kooli enda otsus, et kas ta teeb selle kohustuks või vabatahtlikuks. Kas me tahame seda, et see oleks igas koolis kohustuslik, siis minu enda personaalne arvamus oleks, et ma ei näe, et see peaks kohustuslik olema. Et ta on nii populaarne eriala praegugi, või selle kursuse raames on populaarne, et ma ei näe, et seda peaks tegema kõikides koolis kohustuslikuks. Laura, Katriin, mis teie arvate? Mina arvan, et võiks olla kohustuslik. Kuna ma ise veidi fännan seda, siis mina muidugi arvan, et see võiks olla kohustuslik, aga ma tean, et on ka neid inimesi, kellele lihtsalt üldse ei ole tõmmet sinna ja ei taha väga sundida ka kõiki seda, aga okay. Katriin, mis sina arvad? Mina arvan, et peaks jääma vabatahtlikuks. Põhjus väga lihtne, nagu ka Laura välja tõi, et kui tõesti on inimene nii metsavõõras ja talle lihtsalt ei sobi see keskkond, siis me ei pea sundima. Et kui ta ei soovi, kui ta soovib võtta selle valikainena ja tahabki teha seda kõike sellise uudishimu pärast, siis palun. Aga jah, mina arvan ka niipidi, et pigem vabatahtlikuks jätta. Muide, kuskilt ma just lugesin, et riigikaitse valikkursuse läbinud naisterahvad just pigem nagu ütlevad isegi pigem, et erandi poole pealt, et võiks ikkagi olla kohustuslik, et pigem tüdrukud ise nagu arvavad, et see võiks olla nagu hea võimalus ennast tõesti nagu proovile panna ja väljakutsetega nagu maadelda, mitte ainult siis füüsiliste, vaid nagu te ka ütlesite, et need vaimsed väljakutsed on seal nagu päris olulised, jah. Ma lisaks siia juurde veel, et miks nagu jätta vabatahtlikuks enda situatsioonist võttes, siis see riigikaitselaager võib olla ära rikkuda mõne tüdruku või noormehe jaoks selle nii-öelda mõtte kaitseväest, ehk siis riigikaitselaager tegelikult sa ei saa sealt kogu seda mõtet, mis ajateenistuses on, ehk siis ikkagi jah, jätta see nagu vabatahtliku poole peale, et kes soovib, palun, kes tunneb, et ta tõesti ei taha, siis ei ole vaja. Okei. Ma lihtsalt võib-olla ühe fakti toon ka välja, et eelmine aasta, kui ma õigesti lugesin, siis oli 3462 ajateenistusse siirdujat, 54 naisterahvast siis oli see. Ja see oli, vist iga aasta on see suurenenud minu naiste osakaal, jah. Jah, mitte drastiliselt, aga on tõusnud kindlasti. Just. Madis, ma korra küsin asendusteenistuse kohta, et mis selle kohta näiteks oskad öelda, võib-olla on kuulajaid ja vaatajaid, kes asendusteenistusest huvi tunnevad ja miks sinna minnakse? Jaa, et see on üks võimalus kindlasti noormehele, kellel peaks olema mingid takistusi ajateenistusse minna. Meil on siis koostööpartnerid, kus nad käivad siis nüüd oma asendusteenistust tegemas. See on 8-5 töö, 12 kuud. Ja
aga see kohtade arv on piiratud see aasta lõikes, et siin on suhteliselt raske saada. Miks pärast siis? No lihtsalt ongi, kohtade arv on piiratud, et meil ei ole võimalik neid üle Eesti saata, et lihtsalt puhtalt koostööpartnerite pärast. Ja kus nad teha seda saavad? No seal on hooldekodud on põhilised, kus nad käivad abis. Ehk siis käivad aitamas vanemaid inimesi ja teevad seal tööd. Aga et see on üks valik noormehele, kellel peaks olema mingisugust komplikatsioone ajateenistuse astumisel. Okei. Nii. Artur, küsimus sulle, et mis on kõige eredamad sul sellest ajateenistusest meelde jäänud, et ilmselt on nagu raskeid hetki, aga mis nagu esimene asi, mille peale sa nagu mõtled? No mul on alati meeles võib-olla natuke siuke kontroversiaalne lugu või siuke mina ei suitsetanud terve kaitsevägi. Kõik suitsetasid, kõik tegid mokatubakat, eks ma ei teinud, mul olen spordimees, mina ei tee seda, aga siis tuli kevadtorm ja ma ikka ei teinud seda ja ma olin kompanii ülema sidemees ja siis juba mitu ööd ei maganud või 3-4 tundi vist öösel magasime ikka, aga minu jaoks on seda väga vähe ja mina siis stress hakkas kuhjuma, eks ole. Ja siis, kui ma olin juba väga-väga stressis ja me magasime kuskil soos, nii et magad ja vesi on sulle siiamaani ja vajud sinna soose sisse, eks ole, niimoodi on hea magada, hea soe pikutada, nagu öeldakse. Siis kompanii ülem ütles mulle, et hommikuks olgu siis see traat veetud kõigi rühmadeni, seda oli vist 3-4 kilomeetrit ja niigi olin juba väga väsinud. Ja siis ma murdusin, siis ma seal kaotasin enesevalitsuse ja mul oli nii raske ja pisarad tulid silma ja mina ei saa sellega hakkama, näpud olid külmunud ja vesi oli igal pool ja siis kompanii öö peal ütleski mulle, Rehi, mine tee üks suitse ja mine magama. Et siis oli minu murdumise hetk, kus ma tõesti tegin seda, et see mul alati meelde, et selle hetkeni ma ei olnud kaitsmees murdunud, aga iga mees murdub millalgi. Et tegin siis selle suitsu ära ja läksin magama ja järgmine päev vedasin selle kaabli ära ja kõik oli hästi. Aga seal ma murdusin siis lõpus täiesti. Ikkagi käis krõks ära. See jääb meelde alati. Okei. Väga huvitavad lood. Küsin ka, et lihtsalt vaatasin, ma ei tea, kas oli sõduri lehe, Facebooki lehel või kuskil oli, et metsalaager, et on suvemetsaalaager ja on talvemetsaalaager, et ei, selles mõttes mis laagrid need seal ei, selles mõttes laagrid toimub meil ikkagi aasta ringselt ja et iga kursuse raames on ikkagi 2-3 laagrit vastavalt sellele kursuse intensiivsusele. Et baaskursuse ajal on nad üles ehitatud, praegu enamus väeosades on üles ehitatud tõusva päevade arvudega, et esialgu nad on seal 1 ööbimisega, siis on 2 ööbimisega ja 3 ööbimisega ja siis on nädalapikkuselt. Et ja noorem allaohvitseri kursel, kus tulevad siis meeskonna ülemad ja jaoülemad, et seal nad on juba siis ka 2-3 nädalat metsas. Mitte järjest, aga siis paiguti, et vastavalt väeosati, kuidas on võimalik jaotada. Ning siis kevade poole see metsas olemise arv tõuseb. Et siis on vaja rohkem maastikul olla, seda praktilist sooritust teha vastavalt sellele, kuidas on harjutatud. Ning siis metsas olemise arv seal kasvab. Et me ikkagi aasta lõikes oleme päris palju metsas. Okei, siis seal oli lihtsalt oli nagu huvitavalt näha, et talvel sinna metsa väga nagu minna ikkagi ei taheta, et eelistatakse seda suvelist aega. Samas oli ka inimesi, kes ütlesid, et ega see kui peaks olema põrgulikult palav, nagu meil ka vahel ikkagi on olnud, et siis see ei ole ka nagu eriti hea, et no mina ütlen oma kogemusest, et pigem ikkagi paar kraadi külma, kui pigem 30 kraadi sooja, et see Eesti soine mets tõmbab sääski ja kõiki muid tegelasi sulle küljele nii palju, et see ei ole üldse meeldiv seal soojaga metsas olla. Et pigem siuke paar kraadi külma või sooja, et see on kõige parem keskkond metsas olemiseks. Okei. Nii, mul on mõned veel sellised võib-olla spetsiifilisi küsimusi siin ka, et me natukene oleme selle saate ettevalmistamisel ka siin küsinud noorte ja noorte esindajate käest, et mida võib-olla oleks hea käsitleda on, et Madis, kuidas kommenteerid seda, et kuidas on võimalik ühildada ehk jätkata tippsportlasel ajateenistuses tippspordiga tegelemist? Ja, et selle kohta oli
sügisel üks veidi segadust tekitav pealkiri ajalehes, kus väideti, et spordirühm kaotati Kaitseväest ära, siis tegelikult meil kaotati ära siis palgaline spordirühm, ehk siis seal, kus need nii-öelda tippsportlased olid meil palgal, keda me hoidsime enda juures. Aga need, kes lähevad ajateenistused, see spordirühm on ikkagi küberväeotuses olemas. Et sinna nad saavad ikkagi siis minna ja see valik toimub sinna nende alaliitude soovi ja taotluste alusel. Ja vastavalt sellele, mis tasemel see isik seda sporti teeb. Kas see on kuidagi nagu ajaliselt ka teistmoodi piiratud või nad käivad kuidagi kodust või ei? Või... Ja selles mõttes, et pärast nii-öelda baaskursust, ehk siis sõduri baaskursust võimaldatakse neile rohkem trennis käimine vastavalt sellele, kuidas neil vajadus on. Okei. Nii, siis on küsimus, et kuidas on põhiharidusega kes on põhihariduse lõpetanud või lihtsustatud õppekava alusel õppinud noored, et näiteks kui õpilane on 17-aastane vanema loal sobib ajateenistusse minna, et kuidas nende lugudega on? Nende lugudega on täpselt nii, et nad on ikkagi omamoodi erisused. Et meie suur Kaitseväe üldine soov on see, et isik saaks tsiviilmaailmas oma hariduse kätte, kas siis 9 või 12 klassi, ja me saaksime haritud sõduri endale teenistusse võtta. Kui on väga suur, siis me vaatame väga suur huvi sellel isikul tulla ikkagi ajateenistusse, me vaatame selle juba täpsemalt üle ja vaatame sinna taha ka, et kuidas isik on tsiviilmaailmas olnud. Aga 17, see on ikka... 17 ei saa. Et kui isik on 18, siis ta on meie jaoks see isik, kes sobib ajateenistusse. Okei, nii, sealt on meil tulnud ka jälle küsimus auditooriumilt, et kuidas saavad naised sõjaväes hakkama? Laura ja Katriin ei ole veel seal käinud, Arturil ja Madisel ilmselt ei ole väga kogemust soost tulenevalt, aga natuke võib-olla kommenteerida, et ma ei tea, Katriin, Laura, te olete võib-olla eeltööd ka teinud, et kogemusi kuulanud? Ja mina olen käinud juba eelmainitult siis töövarjupäevadel. 3 töövarjupäevale ma olen jõudnud, 2 korda siis Kuperjanovisse, 1 korra logistikapataljoni. Ja see oli kuidagi, ma nägin seal ka naisi ja kahjuks nendega küll rääkida ei saanud, sest meid ei pandud sinna samasse kohta nende naistega. Aga mul endal on väga palju tuttavaid, kes on lõpetanud, naissoost isikuid, kes on lõpetanud ajateenistuse ja nad ütlevad, et nad ei vahetaks elu sees sellist kogemust välja mitte ühegi teise tegevuse vastu. Ja on öelnud, et raske on, aga hakkama saavad ja kõige rohkem, mis ma olen kuulnud, on see, et kui säilib meeskonnatöö ja üksteise moraali üleval hoidmine, siis ei ole seal mitte midagi ületamatut. Aitäh, Laura. On sul kommenteerida midagi juurde? Katriin on väga head eeltööd teinud selles suhtes, et mina nii täpselt kirjeldust või kokkupuudet ei ole saanud kogeda. Mina siis olen ainult sotsiaalmeedias näinud, et kuna Instagramis on erinevad kontod siis Kaitseväel ja neid olen jälginud ja siis vahepeal võtavad naisajateenijad need nii-öelda siis story'd üle ja siis räägivad ja näitavad. Aga otseselt, et keegi oleks nagu hullult hätta jäänud, minu arust ei ole olnud. Ma ei ole vähemalt kokku puutunud sellega. Ma saan ainult enda kohta öelda, et ma olen enam kui kindel, et mina ei jää hätta. Aga võib-olla, naistel on muidugi see eelis ka, et alati vist nad saavad katkest, ei saa? Ei saavad ikka. Saavad, okei. Et kui läheb nii raskeks, et enam ei... Kas oli vist jah, et nad saavad 90 päeva jooksul saavad loobuda, eks ju? Aga siis vist on nii, et siis enam tagasi teed ei ole. Oli vist nii? No jah,
teeme ikkagi lõpliku otsuse. Okei, selge. Ja kas ma saan aru, et see töövarjupäev või ma ei tea, sõdurivarjupäev või Sõduri töövarjupäev. sõduri töövarjupäev, et kas see on ainult ka, või kas on kõikidele või on ikkagi ka naisterahvastele? Naistel on, et meesterahvad ei saa seda minna varjutama. Jah, ma arvan, neil ei ole huvi ka. Neil ei ole valikut. Okei. Madis, kas te olete teinud uuringuid või küsinud, et kuidas naistel läheb kaitseväes? Ja, et näost näkku on saanud ikka rääkida nendega, et kui ma võtangi selle 7-aastase perioodi, siis ütleme, iga aasta sattus minu rühma kuskil 2-3 naist ikka. Et eks kõige suuremad probleemid võib-olla naiste jaoks tekivadki ikkagi mentaalselt lihtsalt, et kui nad mingi hetk avastavad lihtsalt, et see ei ole nende jaoks. Et ja see on nagu suurim põhjus, miks tavaliselt ära minnakse, et lihtsalt avastavad, et see ei ole nende jaoks, et muidugi on kuuldud naljakaid põhjendusi ka, miks nad ära lähevad, et üks mis ta naeratasin? kõik teavad selle lugu juba. Et üks naise ja teine hakkas ära minema ja siis me küsisime, et no miks sa ära läksid, siis ta ütles, et mul ei olnud suvel midagi muud teha. Siis ma ütlesin, et üks parimaid viisi suve veetmiseks. Et tuleks kindlasti nagu läbi mõelda see eesmärk, et millega need tulete ja läbi mõelda see, et kuhu keskkonda te tulete ja kui teil on mingid kahtlusi, siis saate alati kas Kaitseressursside Ameti või Värbamiskeskuse käest või kelle iganes meie käest küsida, et me aitame teil mingid muresid lahendada ja tuge pakkuda teenistuse astumisel. Et see on kindlasti üks kindlasti meie sõnum teile, et kindlasti võtke ühendust, kui teil on mingid muresid probleeme. Jällegi, mina olen ka natuke eeltööd teinud, et ma lugesin kuskilt uuringust, et naistel on ajateenistuses head sooritusnäitajad, kuna nad on väga motiveeritud ise tulema, keegi ei sunni ja ongi just nagu see, nad nagu pigem siis ei loobugi, et see motivatsioon on nendel nagu nii tugev, et see väljalangevus oli ka nagu väga väike, mis ma sealt nägin. No selles mõttes jääme ikkagi realistideks. Et reaalsus on see, et see sõltub nii palju isikust enda. Absoluutselt, et uurimus võib öelda küll, et kõigil on seal nagu tugev teenistustahe ja kõik, mida iganes, aga seal vahest lööb elu nagu sisse, et... See oli teie enda lehel? Ei, ma saan aru, et see on meie enda lehel ja statistika tegelikult on ju õige, aga ma räägin ka seda, et mis nagu reaalselt nagu neiud on teenistus ise rääkinud, et seal need probleemid vahest lihtsalt lähevad üle pea, just tsiviilmaailma probleemid ja siis nad tavaliselt lähevadki teenistust ära. Et võib-olla see keskkond ise võib-olla ei olegi nii hull, et lihtsalt see võib-olla kõik mõjutab seda välismaailmas toimuvat ka ja siis minnakse teenistust ära. Paar küsimust võib-olla veel ajateenistuse poole pealt ja siis vaataks võib-olla edasi ka, et mis kaitseväes toimetamine veel, mis võimalusi annab, aga on ka tulnud küsimusi, et kas ajateenistusse minna kohe pärast kooli lõpetamist või mõne aja pärast, et Artur, sina läksid mõne aja pärast, et kuidas oli? Oleks võib-olla kergem on pärast gümnaasiumi kohe minna või kuidas sa tunned? Ma soovitaks küll kohe pärast gümnaasiumit minna, sest see on kohustus ja kui see jääb tegemata, siis see jääb kogu aeg nagu siia kuklasse, et sa oled justkui Eesti riigile võlgu, mis on tõsi ka. Ja sa ei saa mingit suuremaid plaane vabalt teha, sest sa tead, et sul on maksmata võlg ajateenistuse mõttes ja eriti kui ma olin välisriigis, siis minu pass on ka Eesti oma, neil on igasugused õigused teha, mis nad tahavad, et ma soovitaks kohe pärast gümnaasiumit ära teha, on see asi tehtud, siis saab nagu oma hariduse ja eluga edasi minna, et linnuke kirja ja sa oled eluks rohkem valmis ka, sest neid inimesi, kes tulevad gümnist ja teavad kohe täpselt, mida nad tahavad ülikoolis õppida, on tegelikult suht vähe. Et ajateenistus annab selle aasta, saad füüsilist trenni, saad head sööki, saad mõelda seal kasarmus, et mida ma tegelikult oma eluga teha tahan ja siis välja tulles sa oled ju motiveeritud ka, et tahaks jälle tsiviilelu elada ja nii edasi, et ma arvan, et see on ainult positiivne nagu kohe ära teha. Jah, alternatiiv, eks ju sellele, et Austraaliasse minna või käi sõjaväes ära, eks ju, et võiks ju ära käia sõjaväes. Soovitaks kaitseväge enne. Just. Madis. Minu mõtted? Jah. Jaa, et ma kindlasti oleks Arturiga nõus, et mõistlik on kohe ära käia, et puhtalt sellepärast, nagu Artur välja tõi, et see kohustus on meil noormestel kõigil olemas ja see, et sa selle ära teed, see lihtsustab kindlasti sul edasisi samme elus.
et kui me noortega räägime, siis kõik on suured äritegijad ja karjääritegijad koheselt peale gümnaasiumit, siis see kaigas sinna kodarasse kukub päris lihtsalt meie poolt, et võib-olla me ei tahagi selle inimese elu ära rikkuda, aga kuna kohustus on, siis meil ei ole ka muud varianti ta sinna teenistusse kutsuda. Ja siis võib tekkida see väga ebameeldiv kogemus, kus me oleme kellegi mingisuguse karjääri ära rikkunud. Aga ma näen ka, et kindlasti noored võiks mõelda seda, et peale gümnaasiumit kohe ära käia nii kiiresti kui võimalik. Et see lihtsustab kindlasti edasist elu. On teil mingeid kommentaare? Teie olete ju ka kohe minemas, eks ju, või? Mina päris kohe ei ole. Okei. Selles suhtes, et keskharidus on mul hetkel lõpetamisel, aga kuna ma olen juba 20, siis selles suhtes, et ma mõtlen, et kui ma mõttega jõuda tahan. Et sul on nagu nii palju aastaid edasi läinud, et... Jah. Aga ma arvan, et kui ma oleksin niimoodi, et ma olen 18 lõpetamas, siis ma olen igati päri sellega, et kohe peale lõpetamist siis minna ja teha see asi ära, et nagu Artur ütles, et ei jääks võlga. Kui ma oma perspektiivist võtaks, siis ma arvan, et ma lihtsalt ei viitsiks peale ülikooli enam minna. Mul lihtsalt võib-olla poleks tahet, tahaks oma eluga midagi muud teha võib-olla, et jah, ma arvan, et siis jääb mul nagu minemata ka, kui mul just väga, väga kõrget motivatsiooni ei ole, nagu mul see praegu on. Et ja ma arvan, et pärast ülikooli jääks käimata. Okei. Ja veel üks on klassiga ajateenistus. Et Madis, kuidas see käib? See käibki täpselt nii, nagu ta on öeldud. Et meil on siis selline projekt käimas juba päris mitut aastat, et klassikaaslased, kes soovivad näiteks koos teenistusse minna, võtavad ühendus siis kohaliku riigikaitseõpetuse õpetajaga ja tema siis algatusel korjatakse kokku need nimed, kes soovivad koos minna ja neil on võimalus siis asuda baaskursusele ühte rühma teenima. See edasine, mis sealt edasi saab, seda me ei saa garanteerida, sest seal võivad tekkida erialavalikud, mingid muud soovid, et seal me ei saa garanteerida, nad jäävad ka ühte rühma lõpuni välja, aga kindlasti baaskursuse ajal on meil võimalus nad hoida ühes rühmas. Kas selle päeosa või selle nad saavad ise valida? Jaa, nad nagu lepivad ka siis omavahel kokku, et saavad siis nii-öelda omavahel kokku leppida, et nad tahavad sinna väeossa minna. Kindlasti, mida ma rõhutan üle elus näidete puhul on see, et nad kõik saaksid aru, kuhu väeossa nad lähevad ja et nad läheks kindlasti sinna väga ühemeelselt. Sest muidu võib tekkida seal juhus, kuidas mingi noormes avastab, et see ei olnud kindlasti see väeosa, kuhu ta tahaks minna. Et kindlasti omavahel kindlasti kõvasti läbi rääkida ja mõelda. Aga jah, see võimalus meil on olemas. Ma ei tea, kas teie koolides on seda välja pakutud või ei ole. Arturi koolis käigu ajal seda veel ei olnud vist. Ei, seda ei olnud. Jah, et neiudel vist praegu kutsekas on seda liigutatud seda juttu seal? Ma ei ole kuulnud, aga võimalik, et on. Jah, aga sinu koolis vist? Jaa, meil isegi riigikaitseõpetaja pakkus välja, et kuule, et korja poisid kokku ja minge kõik koos. Et terve lennu peale, et kes tahab kuhu minna ja otsustage ära ja siis mina ütlesin, et lõin rusika lauale, et Kuperjanovist mina kaugemale ei astu. Ja ütlesin ka, et pioneeriks ma minna ei soovi ja lugesin seal kõik üles, mida ma teha soovin, mida ma teha ei soovi konkreetselt. Ja siis seal poisid kaalusid ja mõtlesid, et ei, et mõned tahavad ikka küberisse minna ja mõned tahavad ikka seal logistikuks ja mõned tahavad üldse mereväkke minna ja siis ma ütlesin, et no vot, ei saa. Et jah, see peab olema siis väga ühemeelne klass. Selge. Nii, vahepeal on veel tulnud küsimusi, et kas puudega inimene saaks kaitseväkke minna, kui ta ise väga soovib ja see on ta eluunistus? Jaa, selles mõttes see on meil teemaks olnud. Nüüd, mis on otsustavaks faktoriks, on siis arstlik komisjon, mida see ajateeni peab läbima. Tegelikult see otsus langeb siin arstliku komisjoni peale, kas see isik on siis sobilik ajateenistusse minekuks või ei ole. Et ma ei saa garanteerida, et ta sinna saab, et see sõltub sellest puudest, mis tal on ja nii-öelda
sellest, nende puudeastmeid on nii palju absoluutselt. erinevaid ja vastavalt selle, mis on. Ja meil on tegelikult üks näide, kuidas üks isik oli küberväejuhatuses ratastooliga ajateenistuses. Et teoreetiliselt on see nagu võimalik, aga need on jällegi üksikjuhud ja seda on võimalik eraldi läbi rääkida. Väga tore. Küsin veel sellise küsimuse, et ajateenistusse saab astuda 27. eluaastani, jah? On nii? Just nii. Miks see 27 on just? Kas sealt hakkab mingi vananemine või mis? Oleks see nii, et 27 enamus saavad alles meheks. Et see on üks, me siin arutasime ka kolleegidega päris pikalt sel teemal, et tegelikult see on lihtsalt üks number, mis on natukene nagu välja mõeldud, ja pandud paika üks ajavahemik, kus me oleks siis nii-öelda selle isiku jaoks mitte väga segavad. Ja ta saaks oma teenistusi ära käia seal niimoodi, et tal ei oleks väga elus nii-öelda jalus. Et me mõtlesime ka, et okei, me võime selle vanuse nooremaks tuua, siis see on siuke... Äkki hoopis tõsta? Või tõsta, et see on siuke, me ei näinud nagu ühtegi positiivset negativist, et see 27 tundus meie jaoks väga okei, et seal ei ole nagu otsest mingit siukest mütoloogilist seletust taga. No ma lihtsalt mõtlen, et pensioniiga tõuseb ja vanus nagu ka, et siis... Jah, uus number on 50. Artur praegu ütles, et ei, praegu see süsteem on ikkagi nagu selles mõttes siiamaani toiminud ja meil ei ole nagu sellega erilisi probleeme olnud, et praegu kuidagi see väga hästi töötab, nii nagu ta peab töötama. Okei. Ma ikka veel pean küsima ühe küsimuse, sest veel, et me jõuaksime teistel teemadel ka veel natukene rääkida, et sealt ajateenistust edasi minna, aga selline hästi pragmaatiline küsimus Laurale ja Katriinile, et kas plaanite juuksed ka maha ajada teenistuse jaoks? Ma võiks vahepeal vastata. ma tean, et ei pea. Ma tahaks tegelikult täpsustada seda, et alates selle aasta algusest ei pea ka noormehed juukseid täiesti null ajama ja samamoodi ei pea habet ka tegelikult täiesti ära ajama. Ja, täpselt. Vaata, et või mine tagasi. Et me oleme jõudnud sealt ajastust vaikselt roomame välja, et kus peab kõigil siletiga pead kiilaks ajama. Et see vastab ka võib-olla noorte neidude küsimusele, aga nad võivad rääkida oma visiooni. Võib-olla on mingid teised plaanid. Minul kindlasti jääks ajateenistusse minemata, kui see juuste maha lõikamine oleks kohustuslik ja see on päriselt ka. Minu emal oli väga kindel reegel. Kui ma lähen ajateenistusse, siis mu juukseid ei tohi mitte keegi puutuda. Ehk see on vara, mida ma ei lõikaks mitte mingi hinna eest. Väga hea. Laura, kuidas sul on? Selles suhtes, et kui naistel oleks kohustus juuksed maha jääda, siis mina ütlen ausalt, ma teeks seda. Päris tõsiselt. Juuksed ei mängi nii palju rolli minu jaoks, aga kui mul on võimalus need alles jätta, siis ma teeksin pigem enda elu mugavamaks ja lõikaksin nad võib-olla lühemaks. Aga kui mul on valida, kas kiilakas või mitte, siis vabatahtlikult ma seda ei teeks. Ma lihtsalt hoiataks ühe korra, et Katriin igaks juhuks, kui tuleb see gaasimaski test, selleks ajaks pane ujumismüts pähe, et sa saad siis nagu vaakumisse tõmmata selle gaasi. Õnneks selle koha pealt olen ma juba ennast oskustega varustanud. Oled harjutanud? Ma olen väga väiksest saati patside punumisega tegelenud, et küsimus ei ole selles, kas mul on 5 või 10 minutit, küsimus on selles, et kas ma oskan endale patse pähe teha või mitte, et jah, ma oskan ja see ei ole nagu takistuseks, et kui on metsalaager, siis mul ei ole probleemi, 5 minutit ma viskan omale mingid patsid pähe, millega ma saan nädal aega metsas olla ja õnneks see minu jaoks ei ole mingi probleem. Teate, ma soovitan kõikidel vaadata, teie lehekülje peal on olemas üks tore 50-minutiline klipp
see klipp, no ühesõnaga video selline ülesvõte, Eva Esse käis uurimas, kuidas naisterahvastel sõjaväes läheb, nii et sealt ma arvan, et saate, kes tunnevad huvi, saate veel palju vastuseid, mis võib-olla täna meil vastamata jäävad, nii et väikene vihje ka teile, et oli väga informatiivne. Aga ma tahaksin nüüd küsida natuke seda, et kuidas, kui ma olen ajateenistuse nagu läbinud, et kuidas mul on võimalik Kaitseväe süsteemis edasi karjääri teha, et Madis, võib-olla teed otsa lahti ja siis liigume, et siin Laura juba ütles, et temal on plaan minna õppima, et natukene äkki avame seda teemat ka. Jaa, et ajateenistuse läbimine on siis meil nii-öelda üks kohustus, kui sa tahad astuda tegevteenistusse. Nüüd, mis on võib-olla värbamiskeskuse jaoks, kui meie jaoks väga tähtis on teha selgeks inimestele, et Kaitsevägi ei ole ainult see vormikandja, et seal on kindlasti väga palju töölepingulisi inimesi taga, et kes ei kanna vormi. Ja nende jaoks ei ole ajateenistuse läbimine kohustuslik. Et mina saaksin tulla, eks just, ju? Jah, et meil on isegi olnud mõni inimene, kes kandideerib nii-öelda töölepingulise kohale, kes ei kanna vormi, ja siis ta küsib, et kas ajateenistuse läbimine on kohustuslik. Et tegelikult see ei ole nagu üks kohustus, et ajateenistuse läbimine on kohustuslik ainult tegevväelasele. Nüüd, kui sa läbid ajateenistuse, siis sinu jaoks on kõik ametikohad meie poolt pakutavad vabad, kui sa täidad haridusnõude ja selle auastme nõude, mis me küsime sealt. Räägi see tegevteenistus, mis see täpsemalt tähendab? No tegevteenistus varieerub ka seinast kuni kosmosesse välja. Kahjuks me kosmosesse veel ei jõua, aga teoreetiliselt see elu tegevteenistuses on väga erinev. Et meil on personalitöötaja, kes on tegevteenistus, kelle töö on see, et ta on iga päev seal laua taga, teeb oma personali andmeid, aga samamoodi meil on tegevteenistuses vormikandja see, kes on iga päev põllul, tegeleb sõduritega või masinatega ja nii edasi, nii edasi. Et see arusaam, mis on tegevteenistus, see jällegi on väga suur. Okay. Et see ei ole ainult, kõik tegevteenistused ei ole meil need, kes tegelevad metsas jooksmisega. Et samamoodi on tegevteenistused need, kes on mehaanikud, tehnikud ja... Kas see on nagu persoonist sõltuv ka või on teil ikkagi kuidagi need ametikohad määratud, et personalitöötaja võiks ju olla töölepinguline, aga kui ta on ka tegevteenistus? Ei, no meil on selles mõttes mingid isikud, keda me võtame mingi ametikoha tegevteenistujaks siis, kui me näeme, et meil on tarvis seda isikut kasutada õppuse käigus. Okay. Et seda tegevteenistut on meil lihtsam kasutada õppuse käigus kui seda töölepingulist. Et seal on natuke teised töölepingu seadused nii-öelda. Okay. Et samamoodi meil sellega siis, samamoodi on meil olemas töölepingulised personalitöötajad ja on ka vormikandjad nii-öelda personalitöötajad. Selge. Ja. Nii, mismoodi siis veel edasi? Mismoodi veel edasi? Sealt sõltub see, mis see sõdur teha tahab. Scouts-pataljon on üks? Jaa, üks on Scouts-pataljon. Et Scouts-pataljoni saab minna nii ajateenest otse, ehk siis reakoosseisu, alates reamehest kuni seersendini saab see isik seal olla. Nüüd, kui ta tahab seersendist edasi saada mingisele järgmisele auastmele, nüüd ta peab siis valima, et kas ta läheb Kaitseväe Akadeemiasse, mis on siis meie ohvitserikool Tartus, kus me õpetame siis Kaitseväele ohvitseri välja. Ja sinna astumiseks on samamoodi vajalik ajateenistuse läbimine. Nüüd Scouts-pataljon tagasi pöördus, et nüüd, kui ta läbib Kaitseväe Akadeemia, siis ta tuleb ohvitserina nii-öelda Scouts-pataljoni. Näiteks see on üks valik. Aga samamoodi, et Kaitseväe Akadeemiast lähevad ohvitserid siis sõjaväepolitsisse, mida Konstantin mainis ja mis iganes väeosasse meil üle Eesti pakkuda on. Et need suunad ongi põhimõtteliselt on siis ajateenistus, kui sõdur tahab mõelda, kuhu ta võiks minna, ongi siis töölepinguline, on siis väeosas instruktor, ehk siis ta saab jääda sinna samasse väeossa instruktoriks, kus ta nii-öelda teenis või siis mõnda kõrvalväeossa, et ta võib alati uurida, et kui kuskil mujal väeosas on töökohti pakkuda. Ja kolmas oleks Scouts-pataljon, ehk siis ta saab minna Scouts-pataljoni peale ajateenist otse ja neljas on siis see, et ta saab minna Kaitseväe Akadeemiasse ja õppida ohvitseriks. Kaks teemat veel on õhutõrje ja meditsiini teema, meditsiinipersonal. Kuidas nendega lood on? Meil läks natuke siin segaduks nimetused. Ma arvan, et tahtsid õhuväge mainida. Õhuväge. Selles mõttes ei ole seal midagi keerulist, et õhuvägi asub meil Ämaris. Seal meil ajateenijad ei ole,
aga samamoodi on võimalik sinna peale ajateenistust kandideerida, et see sõltub sellest ametikohast, mis seal pakutakse, et meil on seal mingisugused radaritehnikud, rajahooldajad, jällegi tööpõld on nii lai, et kui ma lõpetan Lennuakadeemia, aga ajateenistust ei ole läbinud mingil põhjusel, siis ma saan ka õhuväkke, ei? Ikka saad, oleneb, mis ametikohale sa kandideerida tahad. Ma ei tea, mis erialaga te lõpetate Lennuakadeemia, selles mõttes, kui te olete tegelete õhuseirega, näiteks, siis on ikka võimalik muidugi õhuväkke minna, et sellised erialaspetsialiste meil on vaja Ämarisse kindlasti. Aga kui te mõtlete just seda poolt, et kui ta lõpetab Lennuakadeemia näiteks piloodina ja tuleb õhuväkke, siis samamoodi on võimalik niimoodi minna. Et õhuvägi ise eraldi endale välja ei koolita piloote, et me neid ikkagi võtame nii-öelda sisse tsiviilmaailmast. Nüüd, te tahate vahepeal rääkida? Et meditsiiniga on siis see, et isik, kes läheb meditsiini õppima, siis tema ei pea minema ajateenistuse sel juhul, kui tema oma õppimise jooksul läbib Kaitseväe Akadeemia poolt pakutavad kursused. Läbib need kursused ära, käib ühel lõpusel, saab auastme ja siis tema ei pea minema ajateenistusse. Eks ta pääseb lihtsalt kursustele käimisega. Ja sealt 2 kursust on nagunii õppeosana, et selles mõttes ei ole väga palju lisapingutust vaja teha. Selge. Läks hästi keeruliseks jutt. Jah. Ma peaks seda tahvli siia. Seda saab pärast järgi kuulata. Et saad analüüsid, kuuled saad analüüsid. Teha pause. Nii, aga Laura, sul oli kohe konkreetne mõte Kaitseväe Akadeemia käis läbi. Jaa. Mis plaanid on? Kõigepealt ma arvan, et ma tahaks ikkagi sinna ohvitseri karjääri poole minna. Ja maaväes kindlasti. Ma arvan, et ma saan selle täpsemalt teada, kuidas, mis variandid ja kuidas see asi täpsemalt käib, siis kui ma kas olen ajateenistuses juba saan kuskilt informatsiooni või siis ajateenistuse lõpupoole. Siis kui hakkavad need sisseastumiskatsed tulema ja kindlasti, kui mul tekib küsimusi, siis ma tean, kellele sa võid kirjutada. Just, jah. Et selles mõttes, et Kaitseväe Akadeemias toimub erialade valik teisel õppeaastal. Et siis nad jaotuvad nendel erialadel ära, mis meil üle Eesti pataljonide pakkud on. Et siis nad teevad oma eriala valiku. Et esimene aasta otseselt ei toimugi eriala valikut. See on üldine õpe. Katriin, kuidas sinu mõtted karjääri osas on? No ma alustaks kõigepealt selle ajateenistusega, et selle 11 kuu läbimisel ma ei teagi üldse võib-olla peale ajateenistust, kas mulle üldse militaarvaldkond sobib, kas ma tahan Kaitseväe Akadeemiasse või kuskile mujale õppele edasi minna või mingid kursuseid võtta. Hetkel ma seda öelda ei oska. Plaanid on, sisseastumiskatsed ma teen, aga kas see kool on ka peale ajateenistust minu valikus, eks see siis paistab 11 kuu pärast. Aga see ei ole, see ei saagi olla praegu Kaitseväe Akadeemia, nii et see on midagi muud. Võib-olla ma Arturile suunaks selle küsimuse ka, et kui ma mõtlen tagasi enda ajateenistuse peale 11, siis olid ju perioodid teenistuse jooksul, kus paljud inimesed mõtlesid, et nüüd ma lähen kaitseväelaseks ja siis mingi hetk see natuke hajus vaata ja siis tekkis tagasi, et ma ei tea, kuidas teil oli. Jaa, oli ka selline hoog läbi ja kui need EOG katsad, siis ainult räägiti, EOG on siis nagu Special Forces just kui eriüksus, eks ole, et väga-väga raske sisse saada, kõik EOG katsad, läheme EOG-sse. Nagu ei, sa ei saa sisse sinna, ära isegi mõtle, sa ei taha sinna minna. Ja keegi tahtnudki ja keegi ei saanudki sisse, aga see hoog tuleb ikka peale inimestel. Ja see tulebki just teenistuse jooksul, kui mingid raskemad hetked, sa teed mingi baaskursuse rännaku ära, siis kõigil on see veri hästi käib ja kõik mõtled ja hullult keeb, et ma hakkan tegema ja ma lähen, aga siis noor inimene ka rahuneb, mõtleb, analüüsib. Pluss pärast seda rännakut on tegelikult 8 kuud veel käia, eks ja siis see luhtub natuke. Jaa, et lahtub kindlasti, aga sealt kindlasti jõuab tagasi, et jällegi, et kui kevadtormi võtad, teed seal mingi hülija soorituse, vead seal 12 kilomeetrit kaablit, mõtled, et
et võib-olla see on niisugune eneseületusena, et sa mõtledki, et no tegelikult on jumala okei, vaata, ma ületasin ennast nii rämedalt praegu, kui elu siis poleks tsiviilis viitsin nii palju käiagi võib-olla. Mõned üksikud olidki need, kes pärast ajateenistust läksidki skautsi näiteks ja mina imestasingi, et päriselt ta nagu alguses tahtis ja lõpus läks ka, aga need oli päris vähe tegelikult. No jah, selles mõttes Kuperjanov on meil alati olnud nii-öelda selle kuidagi skautspataljoni tahtega tegelikult kõige suurem, et tegelikult see võib-olla tundus sulle väiksena, aga kui võtta aastal ikka statistiliselt, siis seal ikka tuleb väga palju mehi, tulebki just Kuperjanovist skautspataljoni ja väga suure sooviga, et see on kuidagi jalaväepataljoni niisugune maagia, et nad tahavad sealt väga tulla sinna. Milliseid ametikohti praegu kõige rohkem puudus on teil? No eks kriisi ajal praegu võib-olla kõige suuremad puudujäägid, mitte võib-olla puudujäägid, aga vaadates tuleviku perspektiivis, et meditsiini kindlasti oleks vaja ka meil appi tööjõudu. Et sealt me saame kindlasti praegu endaga hakkama. Mis need ametikohad on meditsiinis? Täpselt samamoodi, õed, arstid, parameedikud, nii nagu tsiviilmaailmas, et meil ei ole küll, väheosades ei ole meil erialaspetsialiste alla mingi radioloogia või mingi günekoloogia, et praegu meil neid eraldi väheosades ei ole. Aga see võib-olla tulevikus plaanis võivad meile kujuneda sellised ametikohad. Aga üldises plaanis veel edasi mõelda, keda meil puudu on, siis ütleme nii, et COVID on kahjuks meile hästi mõjunud. Et see riigitöö on selline stabiilne töö ja inimesed otsivad stabiilsust ning kindlasti vaatavad meie poole rohkem kaitseväena kui kindla tööandjana. Et palk on kindla päeval kohal, sellepärast muretsema ei pea. Tööaeg on ka suhteliselt hea ja paindlik. Et mis palkadest me räägime? Oskad sa midagi välja öelda? Et mina olen kuskilt kuulnud mingit head protsenti kuskilt. No, me hoiame alati, meie kaitseväe palk käib siis keskmise palgaga kooskõlas, et see sõltub jälle ametikohast, mida me vaatame, et suhteliselt raske on niimoodi võrrelda. Ma võin seda kindlasti öelda, et me oleme läinud selle kohalt paindlikumaks, et vanasti 10 aastat tagasi võib-olla oli meil väga raske leida mingisugust küberspetsialisti endale, siis praegu oleme andnud nii palju paindlikkust juurde, et me suudame ka konkureerida palgaga tsiviilmaailmaga ja palgata endale nii-öelda see spetsialist sinna. Madis, mis vahet on Kaitseliidul ja Kaitseväel? Kaitseväel on see vahe, et Kaitseliit on vabatahtlik. Sinna lähevad isikud nii-öelda vabast tahtest, need, kes tahavad nii-öelda panustada oma vabast ajast sinna. Artur? Ta tegi, selles mõttes ta käis Noorkutkas. Noorkutkas olin ja mõlemad vennad on praegu siin Kaitseliidu nimistus, aga mina ei ole, sest reservväelasest Kaitseliitu minna on nagu konflikt tegelikult. Ei ole. Ei ole või? Okay. Mulle nii öeldi, et ära mine, jää Kaitseväkke. Ei, selles mõttes, kui sa lähed nii-öelda paned ennast Kaitseliitu kirja, siis määratakse sulle sinna ametikohta ja sa saad sinna minna. Aga siis ma ei ole enam oma sõjaaja pataljonis nimist? Ei, siis ei ole, siis sa lähed, no sul on valida, kas sa tahad minna nendega või ei taha. Mulle öeldi ülevalt, et sa ei tohi teha nii. ei, sa võid ikka, et selles mõttes see on su enda valik, et kuidas sa tahad teha. Et Kaitseliit on jah vabatahtlikele, seal see käib kõik väga suure isamaa jõuga seal, see ratas pöörleb seal, et need noored ja vanemad mehed ja härrad, kes seal kõik töövad ja neiud ja naised, et see on uskumatu, mida nad teevad seal oma vaba ajaga, et panevad oma nädalavahetusi, pikkasid nädalaid tööõhtute arvelt käivad seal, et see kõik tuleb siis nii-öelda Kaitseliidu selles kogu sümbioosis sealt välja. Et Kaitsevägi on siis natuke rohkem kohustuslikum, et tema on ajateenistus ja tegevteenistus peal üles ehitatud, et see vahe neil on lihtsalt. Aga me kindlasti oleme üks tihe nii-öelda koostööpartner. Ja, et selles mõttes seda vahet seal ei ole. Neid õppusi teete ka koos erinevaid või? Jaa, ikka muidugi, et mitte ainult siis Kaitseliiduga, vaid samamoodi politsei, päästamet, meditsiin, piirivalve, et meil on praegu see haare aina suuremaks läinud, et võib-olla vanasti oligi see õppuste läbiviimine ainult Kaitseväe põhine, tehti oma püssipaugud kuskil harjutusväljal ära ja oli kõik, aga praegu nagu paljud inimesed võib-olla tunda saanud kuskil piirkondades, siis tehakse inimeste evakueerimist, aitab politsei, aitab päästamet, et seal see koostöö on ikka väga suur meil. Kas Kaitseliitu saab ka nii, et sa ei ole ajateenistust läbinud? Jah, saab. Et Kaitseliidus on eraldi baaskursus, kus sa saad oma baasteadmised ja siis sa saad Kaitseliidus edasi tegutseda. Nii et Katriin, kui sina tegevväkke ei lähe, et siis Kaitseliit näiteks? Tegelikult ma juba olen kaitseliitlane. Okay. Kuidas see? Oli ju loogiline. Et jaa. No nii on. Väga kõik punktid on täidetud. Jaa, kõik absoluutselt, jah.
nii, Ootad rääkida ikka ka väeosast ja asjadest. Kohe, kui ma kui ma sain 18, siis ma sain teha oma taotluse Kaitseliitu, et võtke mind vastu ja ma tahan ka kõike teha, mis te teete. Miks ma Kaitseliiduga üldse ühinesin? Põhjus väga lihtne, et saada võimalikult palju teadmisi enne ajateenistuse läbimist, et noh, ma ei tea, kuidas relva käes hoida ja kuidas, ma ei tea, telkmantli all metsas magada ja kuidas see üldse üles panna ja kuidas saada hakkama siis väga minimalistlikes tingimustes ja et see on huvitav ja kui ei taha Kaitseväkke minna, siis Kaitseliit väga vabalt. Mulle nagu väga meeldib ja see ei ole see, et sa esmaspäeval lähed metsa ja pühapäeval tuled, et nädalavahetuseti või siis mõnel juhul ka siis nädala sees, kui on mingisugune, ma ei tea, laskmiste päev või mingi väljaõppe või et meil on väga palju inimesi, kes teevad täiskohaga tööd ja tulevadki õhtul sinna liitu ja teevad oma ägedaid asju ja minu meelest väga lahe seltskond. Väga hea. Artur, vahepeal tuli sulle üks küsimus, et mis sa sellest ajateenistusest oma praegusesse ellu kaasa võtsid või mis sulle kasuks on olnud? Saad sa niimoodi, ma ei tea, 3 inspireerivat asja välja tuua? Rohkem. No ma saan oma isikliku loo pealt just öelda, et minul juhuslikult kasvas sellest välja väga otseselt minu töö ja sissetulek. Ma olin enne juba YouTuber ja elasin selle pealt, aga Kaitseväes siis, kui ma hakkasin tegema inglisekeelseid militaarvideosid USA ja Eesti armeest ja välispoliitikast ja nii edasi, siis minu vaatajaskond ameeriklastest sõjahuviliste hulgas just plahvatas ja sealt tuli siis suurem jälgijaskond, suurem sissetulek ehk siis töö. Ja ilma Kaitseväeta ma ei oleks osanud minna nagu sellele turule nii-öelda või seda publikut taga ajama. Nüüd ma ainult selle publiku peal töötangi. Ameeriklased siis, kes on sõjahuvilised või siis Ameerika sõjaväelased, eks ole. Ja ma tegingi Kaitseväes, et ma toon oma praeguse eluetapi lihtsalt oma YouTube'i kanalile. Tuleb välja, et see läks väga peale ja sain põhimõtteliselt Kaitseväest oma töö. Saab nii öelda. Võib-olla teine asi on siis see, võib-olla kaudsem põhjus, et mul ei hinga see kohustus kuklas enam. Et see on suur asi, kui sa lõpetad kooli ja sa ei tee seda ära, see on kogu aeg sul alateadvuses ja sa ei saa lõõgastuda, sa ei saa planeerida tulevikku, et tõesti ma sain sellest tundest lahti ja mul on selline uhke tunne, et mina olen oma kohustuse Eesti riigi eest täitnud. Et see on number 2, mis ma kaasa sain. Number 3, pidin 3 tükki ütlema, ja okei, no ikkagi oskused võtsid ka sealt midagi kaasa, orienteerumine. Ma olen praegu seni selles väga halb kahjuks. Väga halb siis. Pean ütlema, mind ei pandud sinna ette otsa kunagi kaarti lugema, sest mina ei ole selles väga... Ei, ma tean, kuidas kõik töötab, aga ma jätaks kellelegi teisele selle. Jah, oskused, tõesti oskused ja logistiline oskus võib-olla, kui kuhugi reisile minek on, mida kaasa võtta, kuidas planeerida, mõtled mitu sammu ette kohe. Lõket oskad teha talvises metsas? Ma ütlen ausalt, mul läheks natuke aega, keegi ei tee seda kohe kiirelt, aga saaks hakkama tulepulgaga isegi, et saaks hakkama küll, aga võib minna aega. Enne mis sellest ei rääkinud, palju sul YouTube'is muidu jälgijaid on? Praegu on ligi 350 000. Ja kuidas mitu postitust sa iga nädal teed? Või on sul kuidagi erinevalt need? No ma üldiselt teen 3 ikkagi, et mul vaatajas, kuna mul on usakad, eks ole, vaatajad ja ma postitan siis iga õhtu Eesti aja järgi esmaspäev, kolmapäev, reede kell 9. See on nende jaoks siis vastavalt ida- või läänerannikas, siis 7 hommikul, 11 hommikul, 12. See on nagu parim aeg hommiku poole, kui inimene jõuab oma hommiku kohvi ja vaatab siis oma relvavideosi piu-piu ja siis läheb tööle, et tuleb välja, et inimestel on selline meelelahutusvajadus, et natuke hommikul ennast äratada, et vaadata siis siuke on turg ja nii on, et mina seda ei loonudki, vaid neil ongi selline vajadus ja 3 videot nädalas siis. Okei. Kas teie olete vaadanud Arturi videosi? Olen. Kusjuures väga huvitavad. Ma mõtlen, ma läksin gümnaasiumisse õppima ja siis ma kuskilt leidsin Arturi videod läbi mingi teise kanali üldse ja keegi rääkis nendest
siis ma sattusin vaatama ja noh, mingi 4 tundi läks mööda ja video järjest kerib ja väga huvitav on, et kes ei ole veel vaadanud, siis väga soovitan. Laura, kuidas sinul? Sain soovituse koju vaatama. Kahjuks jah, mina seal YouTube'i maastikul väga nii intensiivne käia ei ole, et aga ma kindlasti teen seda. Et ma arvan, et see on põnev. Meie aeg hakkab vaikselt otsakorrale saama, et kas on midagi, mida te tahaksite võib-olla ise veel öelda, et mida me täna siin ei arutanud või mida ma ei osanud küsida, et aga mõtlesite, et noh, et kui see teema nagu tuleb, et ma ikkagi tahaks nagu selle endast välja öelda, et Ma võin kiirelt öelda neidudele, või seda võib pool naljaga öelda, aga ma ei soovitaks hakata sõduritega käima. Ma teen sama soovituse. Ei soovita. Ei soovita. selge, väga konkreetne soovitus. Aga Madis, sul mingi muu veel nagu, mida sa tahaksid võib-olla omalt poolt öelda? No ma arvan, et põhilisõnum minult ikkagi on see, et kui on kellelgi küsimus, siis lihtsalt võtke lihtsalt ühendust, et kas või minuga otse, et kui te panete oma Google'isse mu nime sisse, et saate mu sealt päris kiirelt kätte. Et neid küsimusi on lihtsalt liiga palju, et jõuda nagu kõigi vastusteni, et kellelgi jäi siin midagi õhku tegevteenistuse või ajateenistuse osas, et siis võite mulle otse kirjutada, et see ei ole probleem. Et ma olen isegi Laural kooli riigikaitseõpetuse laagris käinud esinemas, et ma arvan, et tema sai sealt vastused juba paljud kätte. Ja Katriiniga kohtusime üldse Töötukassa üritusel, et samamoodi sai sealt paljud vastused kätte. Et kui kellelgi noorel on küsimusi, siis võtke ühendust ja leiame lahendused ja vastused, et ei ole midagi, mida ei saaks lahendada. Katriin? Mina lisaks siia veel, et ärge kartke küsida inimeste käest. Mina oli Õpi Tartus selline tutvustav päev ja sattusingi nägema vormis inimest. Läksin kohe juurde, küsisin, sain kontaktid. Sellest tuli välja selline lugu, et ma tegin oma uurimistöö Kaitseväe teemal. Ma kirjutasin Kaitseväe Akadeemia kadettidele, ma kirjutasin Scouts-pataljoni inimestele, ma otsisin inimesi, kes töötavad Kaitseväes, kes tegelevad selle alaga ja ma küsisin hästi palju, et võib-olla alguses on hirm, et ei tea, et kas ikka tasub ja ta on ikka see, ikka on näha, et vorm on seljas ja selline autoriteet kohe paistab vastu, aga ma nagu kindlasti ütleks, et ei tasu karta. Näete, viskab nalja ja ei tea. Laura? Mina justkui ei oskagi väga midagi lisada. Ma võib-olla ei oska mingeid küsimusi niimoodi küsida, ise välja pakkuda, sest et või mis küsimused võiksid äkki kellelgi teisel tekkida, et ma nagu ei mõtle hetkel välja neid kahjuks. Aga jah, et ma nõustun Katriiniga, et kindlasti ei ole vaja karta vormis inimesi, et täiega toredad on. Ja hirm mingite asjade ees on täiesti normaalne. Kas või, ma juba praegu kardan ajateenistust ausalt öeldes, et ma juba muretsen ette ära, siis on muretsetud. Aga jah, ei tasu karta ja hirmu tundmine on täiesti normaalne. Ja ennem veel, kui me siin kokku võtame, siis me tegelikult homme on ka üks tähtis päev, me tähistame kõik veteranide päeva, et nii meiegi. Et see on kindlasti üks oluline päev kõikide meie jaoks, et olgem siis, andkem au nii-öelda nendele ka ja meie siin siis meie karjäärikeskuses täna oleme lõpetamas. Järgmine karjääripeatus on tulemas juba hoopis teisel teemal maikuus, et olge kindlasti lainel, et peagi avaldame selle informatsiooni. Ja ennem kui me päris kanali täna kinni paneme, siis Artur teeb meile veel ühe laulu. Mis laulu sa teed?
on sul? Seda lugu ei kirjutanud seekord mina, vaid minu ema hoopis. Et ema kirjutas siis selle loo vanaisast. Vanaisa Ants Paju, kui tema lahkus, siis ema kirjutas selle loo. Vanaisa oli väga selline loodusinimene ja väga tundlik inimene, hingega inimene ja väga-väga suur patrioot. Ja selles loos on siis nagu tema selline hing kokku võetud. Aitäh! Kurb lugu. Paesel pinnal, kadakasel karjamaa. On mu kodu, millest lahti ei öelda saa. Siin mu süda tuksub valus ja rõõmus sel maal. Ei ma seda kodu jätta ma eal ei saa. Udusse mattunud metsades üles tõusevad isade hingehed üles. Loitsib ja laulab miski mu sees, õhus allikas õhus ja vees. Valged kased, kodu õue pihlapuus. Kuldset vilja saasi pehme suvetuul. Siin mu süda tuksub valus ja rõõmus sel maal. Ei ma seda kodu jätta ma eal ei saa. Udusse mattunud metsades üles tõusevad isade hingehed üles. Loitsib ja laulab miski mu sees, õhus allikas udus ja vees. Udusse mattunud metsades üles tõusevad isade hingehed üles. Loitsib ja laulab miski mu sees, õhus allikas udus ja vees. Aitäh sulle, plaksutaks kohe. ja aitäh kõikidele vaatajatele, aitäh Artur, aitäh Laura, aitäh Katriin, aitäh Madis, aitäh meie võttetiim, aitäh meie partnerid Kaitseressursside Amet ja aitäh minu headele kolleegidele, kes selle teoks täna kõik aitasid teha. Nii et ja kohtume siis järgmistel karjääripeatustel juba. Head aega!